Järgnevalt külastame 3 lähestikku jäävat joastikku. Need on Nõmmeveski, Joaveski ja Vasaristi. Nõmmeveski juga asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Lahemaa rahvuspargi territooriumil. Juga jääb Valgejõe-Loksa maantee 5. kilomeetrilt Joaveskile suunduva maantee vahetusse lähedusse. Üle Valgejõe viivast sillast 150 meetrit allavoolu. Siinkohal murrab tänapäevane Valgejõgi endale teed läbi Klindiplatoo Valgejõe Ürgoru suunas. Sellest eitusest on tekkinud ligi 400 meetri pikkune ja kuni 20 meetri sügavune kanjon. Pandivere kõrgustikult Porkuni järvest alguse saav 77 kilomeetri pikkune ja 107 meetrise langusega Valgejõgi on joa kohal suhteliselt veerikas. Umbes 20 meetri laiune juga on 1,2 meetri kõrgune, kärestikuline ja Lahemaa kõige veerikkam. Joa alla on moodustunud ligi 1,5 meetri sügavune hiiukiln. Lubjakivist joastangust allavoolu moodustab jõgi kärestiku, mis langeb paarisaja meetriga kuni 5 meetrit. Sama meeliköitev kui juga ise on ka teda ümbritsev kanjon ja selle seintel kuni 15 meetri ulatuses paljanduvad ordoviitsiumi lubjakivid, glaukoniitliivakivi, dictyneemakilt ja oobulusliivakivi ehk fosforiit. Vaatamist väärt on ka kanjonis kunagise Vesiveski kohal olnud hüdroelektrijaam, õigemini sellest säilinud ehitise osad. Elektrijaam ehitati siia 1920. aastal ja see toitis 3 kilomeetri kaugusel asuvat Joaveski puupapivabrikut. 1960. aastatel põles elektrijaam maha, kuid selle varemed ja betoonvaiadele tõstetud betoonist juurdevoolukanal on praeguseni alles. Kanalist imitsev lubjarikas vesi kasvatab selle põhjal ehtsaid stalaktiite. Viimasel ajal on hakatud pidama ka selle väikese hüdroelektrijaama taastamise plaane, kuid roheliste vastuseis sellele on küllaltki resoluutne ja üksmeelne. Nõmmeveskilt suundume edasi paari kilomeetri kaugusel asuva Joaveski joastiku vetemängu nautima. Joaveski joastik asub Loobu jõel, Harju ja Lääne-Viru maakonna piiril Joaveski asuvas. Maanteesillast on selleni vaid paarsada meetrit. 62 kilomeetri pikkusel Loobu jõel on Virumaa metsade soode näol ligi 310 ruutkilomeetrine valgala. 20–30 meetri laiusel jõel on siin 160 meetri ulatuses 6 0,5–1,1 meetri kõrgust ja mitu väiksemat astangut.
ühtekokku on jõe lang sellel lõigul ligi 5 meetrit. Ka maanteesillast ülesvoolu on jõel veel paar madalamat, alla 0,5 meetri astangut, mida ei ole aga joastiku piiritlemisel arvesse võetud. Kõik joaveski joastiku astangud on Kesk-Ordoviitsiumi lubjakivist. Sillast 100 meetrit allavoolu on jõe paremal kaldal enam kui 5 meetri kõrgune paesein, mis on Kesk-Ordoviitsiumisse kuuluva Kunda lademe loobu kihistu tüüppaljandiks. Jõest saadud vett ja võimu on kasutatud ka varem joaveski papivabriku käivitamiseks. Andmed joastiku kohal olnud Palmse mõisale kuulunud vesiveskist pärinevad juba 1510. aastast. 1898. aastal ehitati sinna väike hüdroelektrijaam ja jõekaldale sellest saadaval energial töötav paekivist puupapivabrik. Baasi olevat ehituse tarbeks murtud otse jõe sängis ja nii saigi endisest ligi 4 meetri kõrgusest joast 6-astmeline joastik. Vahepeal seisnud elektrijaam on jälle käigus ja nii peab joastik veevaesel ajal jällegi sellega oma kasinat vett jagama. Peale joaveskit suundume Vasaristile. Vasaristi joastik asub samuti Lahemaa rahvuspargi maa-alal Vasaristi ojal, Valgejõe külast Loksale suunduva maantee 6. kilomeetril. Joastikuni jõudmiseks tuleb maanteelt ojapidi minna paarsada meetrit paremale Valgejõe oru suunas. Siinne joastik on kujunenud kohas, kus Valgejõe klindiorgu vasakult laskuv oja lõikub sügavalt Kolgaküla klindi poolsaare kirdenõlva. Joastiku moodustavad 3 üksteisele järgnevat astangut, millede kõrgused on 0,5, 1,5 ja 1,6 meetrit. Nende 3 ja vahepealsete väiksemate astangutega langeb vesi 10 meetriga umbes 4 meetrit. Joaastangutes paljanduvad Kesk-Ordoviitsiumi lubjakivid. Veevoolu laius joastiku kohal on ligi 6 meetrit. Kolmest mainitust on ojal üles ja allavoolu veel 10 madalamat astangut, mille kõrgus on aga alla poole meetri.
Joastiku taganemisest on tekkinud enam kui 60 meetri pikkune ja kuni 10 meetri sügavune kanjoniorn. Nii nagu teistelgi veevaestel ojadel asuvad veelangud, nii kipub ka Vasaristi joastik põuasemal ajal kuivaks jääma. Tulvavetes mühavast joastikust, kus selle põhiastangud valges vahumellus ühte sulavad, saab põuasel kesksuvel vaid mürkrohelist samblakardinat märgav nire. Sellele vaatamata on Vasaristi oma joastiku, karstiala, Salajõe ja kanjoniga Lahemaa rahvuspargi üks enim külastatavaid vaatamisväärtusi. Järgmine objekt, millega tutvume, on Lahemaa rahvuspargi 4. juga, Turjekeldri juga. Juga ise asub Harju maakonnas Kuusalu vallas. Kuusalu-Leesi maantee äärsest Muuksi bussipeatusest 1,5 kilomeetrit loodes. Sitre-Klindisaare paeplatoolt alguse saav oja lõikub siinkohal kuni 15 meetri sügavuse sälgkorruna Klindi astangusse. Paeklint on oja kohal taandunud 30–50 meetri võrra. Selle tõttu on tekkinud oja kohal lehterjas sisselõige. Ülemkambriumi liivakivist endilt laskuva joa astangu kõrgus on umbes 5 meetrit. Põhiastangust ülalpool on joal veel 10 madalamat, 0,2–0,5 meetri kõrgust astangut. Joaastangu all on turjekeldriks nimetatud koobas, millelt on ka juga oma nime saanud. Turjekeldri juga on veevaene ja võib põuasel ajal isegi kuivaks jääda, kuid seda paremini nihkub esiplaanile sellealune koobas. Talvel tekib pisijoo alla vahel suur jääst sammas. Koobas on küllaltki suur, tema laius on 18 meetrit, kõrgus 4–5 meetrit ja pikkus 6,5 meetrit. Koopa tagaseinas on pisikesi allikaid. Joaga, aga eriti selle all oleva koopaga on seotud mitmeid legende. Neist ühe järgi otsinud kohalikud elanikud joaalusest koopas sõdataegu varju. Sellest ka koopa nimi Turjekelder, sõnast turvakelder. Teise legendi kohaselt asunud joaaluses koopas kunagi ammu vanapagana kõrts ja viinaallikas, kus kaunid sortineiud kõiki maksujõulisi soovijaid teenindanud. Turjekeldri kõrtsiga on seotud ka meile kõigile tuntud lugu Kalvipojast ja Siivist. Sitre-Klindisaar koos Turjekeldriga ja siinsamas lähedal asuva ajaloohõngulise Muuksi Klindineemiku ja selle linnamäega moodustavad ühtse ja huvitava looduslik ajaloolise vaatamisväärsuse, mida käiakse imetlemas nii kaugelt kui ka lähedalt.